tere! Igaüks meist näeb tekstides erinevaid asju. Kes näeb turgu, kes näeb õigluse eest võitlemist, eneseväljendamise moodust, kes näeb lisaks neile eelmistele asjadele suurepärast eesti keele õppimise materjali, kui Gerdo Mölder kirjutas vastuskirja Kirsti Timmerile, pälvis ta ühest küljest õigluse eest võitlemise asjus ääretult suure lugejate poolehoiu sotsiaalmeedias, aga teisalt minu jaoks on antud tekst õppematerjal üliaktuaalsel teemal, mis ei ole üldsegi ühe konkreetse juhtumi klaarimine. See on väga võimas üldistatud teema käsitlus, mille kohta ütles ka teejuht, rahva valgustaja Ulvi Saar: Tsiisus kui hea tekst. Vaatame, mida siis tsiisus kui hea tekst eesti keele õppematerjalina kätkeb. Ma panin ise sellele tekstile pealkirjaks Gerdo Mölder avalikust truudusetusest või siis avalikult truudusetusest. Nii on. Kuna armas Kirsti Waldstein Timmer palus oma postitust mitte jagada, siis ma lihtsalt arendan tema mõtet edasi lugupidamise ja austusega tema vastu, aga vastu vaieldes kaks sõna. Vastu vaieldes. Esile tõstmine, see on märk sellest, et see väärt materjal leidus meil, üllatus, sotsiaalmeedias. Esiteks, iga lugu on erinev, iga armulugu, iga abielu, iga armuke ja hoor, kuivõrd ei oska robot veel eesti keelega kuigi palju peale hakata, tema pani jutumärgid üles algama. Eesti keeles algavad jutumärgid alt ja nii on absoluutselt igal juhul. Kõik on erinevad maailmad, erinevate hingede kokkupõrked. Ka minu abikaasa mineviku lugu on täiesti mitte teine. See on ikka esimene, see on ikka see üks. Me võime siia siis kirjutada pigem mitte teine, vaid eriline, ainulaadne, ainukordne, kordumatu. See oli 20 aastat lavapartnerlust, mitte magamistoa kroonika. Ja oma eluloo raamatus Diana Klaas-Mölder, nüüd julgen rääkida. Põhjus, miks on pealkirjas suured tähed, on amerikaniseerumine, mille vastu hea sõber Gerdo Mölder ise on pealkirjadesse pakub. Igasugune automaatika meil inglise keele eeskujul kõigile sõnadele suure algustähe. See on loomulikult autori ja kaasautor Verni Leivaku otsustada, aga eesti keele õpetajana, eesti keeles elava, hingava, armastavana mina tahaksin näha siin pigem väikseid tähti, nüüd julgen rääkida. Nii on. Keskendubki ta peamiselt sellele lavapartnerlusele, mitte laimule ega halale ega saladustele. Asendame teise ega või sõnaga.
liiga palju egatamist tekitab kohe küsimuse, et no jaa, et sinna ega, et põmst koma ei käi, aga äkki siis, kui ta muudkui kordub, peaks käima. Teine ega on või. Mida kõik kiivalt salajas. Üks silp üle aru, mida kõik kiivalt salajas hoiavad. Las siis hoiavad nende elu, nende patud, aga nüüd teemasse. Teemasse tähendab seda, et asi on teemaga seotud, kokku puutuv. Härra Mölder pigem pidas silmas nüüd teema juurde. Ja sinna meie nüüd siis läheme, aga nüüd teema juurde. Mõte, et naised, kelle mehed peavad armukesi, on niigi õnnetud ja neid peab haletsema. Me võtame siit üldse jutumärgid ära, neid ei ole absoluutselt siia vaja, sest see ongi Gerdo mõte ja mingisugused jutumärke ta ei küsi ja ühtlasi teeme õigeks käände. Sellega ma ei nõustu. Olen ise elanud läbi sõltuvussuhte, tõstame ümber sõnade järjekorra, olen ise läbi elanud sõltuvussuhte, olen näinud kõrvalt ja seestpoolt, mis juhtub siis, kui naine annab ära oma väärikuse, uskudes, et kannatus on armastus, ei ole. Kui mees hoorab, lisame b, mööda ilma ringi ja naine perekonna nimel, jutumärgid algavad alt, jääb, kirjutame paar sõna juurde, tema juurde jääb. Ja naine perekonna nimel tema juurde jääb, see ei ole armastus, see on hirm ja vabandust, aga see on ka lollus, sest iga kord, kui sa sulged silmad, ütleme suled, on ilusam, on küll. Iga kord, kui sa suled silmad ja ütled, küll ta muutub, jutumärgid alla, sa lööd haava oma enda hinge. Muudame käänet, õieti vormi, oma enese hinge. Oma enese hinge, mitte tema truudusetuse pärast, vaid sellepärast, et sa ei valinud iseennast. Ma saan aru, lahkuda on raske, manipuleerivad mehed on osavad. Nad ehitavad sõltuvuse, mitte suhte. Lisame sõna üles. Nad ehitavad üles sõltuvuse, mitte suhte. Aga iga naine, kes lõpuks ütleb, aitab, jutumärgid algavad alt, ma ei ela enam vales. Ja lause lõpeb hüüumärgiga, sest see on nii resoluutne nentimine, et see lõpeb teatega, ma ei ela enam vales, hüüumärk, see naine sünnib uuesti. Ta saab tagasi oma hinge, oma une, oma naeratuse, sest vabadus ja sest ees on koma, lause jätkub, ei ole vaja katkestada lauset, lause jätkub, sest vabadus on alati kallim kui ükskõik milline kuldne vangla. Ma olin, alustame pigem seda lauset pika vormikaase sõnast. Mina olin 10 aastat väga hävitavas sõltuvussuhtes ja tean omast käest, kui raske on sellest välja tulla. Aastaid võitlesin, ränk võitlus oli see. Korduvalt suurte tagasilanguste ja depressiooniga võideldes. Valu, üksildus, tähtede järjekord õigeks. Valu, üksildus, pisarad, jõuetus, see ongi ääretult raske teekond, Gerdo, aga väärib seda, et see lõpuni viia. Kuivõrd jutuks on meil teekond, siis ütleme käia. Ehk siis,
et see lõpuni käia. Ja nüüd see ei tohi rääkida, mis juhtus. Jutumärgid algavad alt. Vabandust, aga siin me jälle matame tõe savi alla ja nimetame seda elegantsiks. Me paneme jutumärgid alla ja tõstame ümber ka ühe sõnapaari. Aga siin me matame jälle. Lause rütm, meloodilisem, eestilisem, tundlikule keele inimesele rõõmustavam. See on see eestlase needus. Ahaa, me pigem ei kirjutaks siia kolmandat korda veel sõna see. Me kirjutame ainult ühe korra sõna see ja see on täiesti lihtsasti korrastatav see needus. Ja me ütleme, see on eestlase needus. Koolon, kolmandat seed ei ole ja ei ole ka üldse jutumärke. Ta ei ole ei tsitaat, otsene kõne ega iroonia. Ehk siis see on eestlase needus. Koolon, mida teised minust arvavad. Pealiiva alla. Lisame sõna alla. Pealiiva alla suu kinni naeratus näole ja kodus nutad patja. Sellest ei sünni mitte väärikus, vaid haigus. Tõde ei tapa, aga vaikimine tapab aeglaselt. Olen näinud 10 naisi, kes elavad aastaid eraldi tubades. Lisame juurde kellest, muidu ta elab iseendast eraldi. Ta elab mehest või mehega, pigem siis mehega. Naisi, kes elavad mehega või mehest eraldi tubades, ametlikult abielus, jutumärgid algavad alt, aga sisemiselt surnud. Miks? Sest lastest on kahju. Siit võtame küsimärgi ära, sest mida sugulased arvavad, võtame küsimärgi ära ja paneme punkti, sest mees on ju hea isa. Punkt, mitte küsimärk. Nii siis kõigi nende irooniliste abitute vabanduste algusjutumärk algab alt, lausete lõpus on punkt ja vabanduste jada jätkuks. 3 punkti aitab küll. Ja vabanduste jada jätkuks. Aga milline isa on mees, kes ei austa naist, kelle kõrval ta elab? Milline eeskuju on poegadele mees, kes valetab emale? See on süsteemne mädapaise, mitte perehoidmine. Jutumärgid algavad alt. Kallis Kirsti ja kõik armsad naised, kes seda, teksti, kirja, mõttekäiku, igatahes paneme sihitise, mida loetakse, teksti loetakse. Kes seda teksti loevad, see pole rünnak, see on peegel. Ma austan sind, sest sa julged alati tõstatada valusaid teemasid. Aga ma ütlen otse, need naised, kes teadlikult jäävad mehe kõrvale, ja et mitte korrata sõna mees, kasutame nüüd niisugust nippi, kes teadlikult jäävad mehe kõrvale ja lasevad tal hoorata ja lasta teha seda lausa aastakümneid, ei ole ohvrid. Nad on kaasosalised ja see ongi kõige valusam tõde. Me ei tohi enam õpetada naisi vaikima, vaid valima ennast.
kasutame pikka vormi, Gerdo, eks? Iseennast. Vaid valima iseennast. Sest iga kord, alustame lauset sõnaga iga kord, meil on siin muidu väga-väga palju neid sestiga algavaid lauseid, eelmistel oli sestitamiseks põhjus. Siin praegu ei ole vaja sestitada, me ei tohi enam õpetada naisi vaikima, vaid valima iseennast, väikese tähega jätkame sama lauset. Sest iga kord, kui üks naine astub ära mürgisest suhtest, üks tüdruk õpib sellest kõrvalt, et ka tema võib tulevikus ära minna. See on juba revolutsioon, Ventseremos. Elu on liiga lühike, et elada seda kellegi valet varjates. Sõna varjutamine, see on siis pigem see, et vale varjutas selle abielu harmooniat või olemasolu. See on varjutamine. Kui naine üksinda varjab, mis sorti suhe talle sobib, see on küll tema valik, aga ta siis mitte ei varjuta, temakene siis varjab. Nii siis kellegi valet varjates. Armastus ei ole alandus ja väärikus ei ole luksus, see on elu alus. Aitäh, Gerdo. Väga hea. Vabandan väga, kui see tekst, pöördumine, mõttekäik, avaldus, igatahes peab olema sõna, mis asi riivas. Kui see tekst kedagi riivas, aga kui kas või üks naine selle peale täna asjad kokku pakib ja ära läheb, siis on see postitus oma eesmärgi täitnud. Kaunis. Õnnelikku eesti keele õppimist eesti keeles, hingamist, armastamist, loomist, eriti praegustel aegadel, kui inimestel kipub kaduma siht silme eest, on motivatsioonikriis. Eriti nendel aegadel, kui iseenese probleemide lahendamise asemel otsitakse kas kunstlikke probleeme või tekitatakse probleeme teistele, et oma elu tühjust, oma läbipõlemist, oma kurbust, masendust, novembrit katta ja matta, siis eriti on tähtis eesti keeles oma mõtete avaldamine, oma tunnete väljendamine eesti keeles, uskumine, lootmine, armastamine. Meil on kliimaga vedanud. Ühest küljest ta justkui kultiveerib seesuguseid tehiskonflikte oludes, kus me peaksime olema kõik ühel poolel. Teisalt tagab meie sodine, lödine, pime plärts selle, et liiga palju mugavaid parema koha otsijaid ei tule meie õuele. See tähendab, et meil on õigus ja võimalus oma õuel, oma asjad esmalt enese sees ja seejärel oma vahel selgeks tunda eesti keeles ja lahendada. Mida rohkem sul on välisvaenlasi, mida rohkem sul on kirbu otsimist tegeliku lahendamise asemel,
seda rohkem see protsess võtab aega. Meie õudne ilm annab hea ajendi tulla sisemise valgusega, sisemiselt õiglase ja ausana läbi pimedate aegade. Kallis eesti keeles mõtleja, eesti keeles armastaja, palun pea armastust pühaks nii enese sees kui ligimese sees. Gerdo ütles, me kõik oleme erinevad, me ei saa üksteisele dikteerida, kuidas armastada, aga igal juhul armastus on püha.